Horisontaalne puusa 8 on kombinatsioon puusa küljelt küljele libistusest ja puusapöördest. Võta õlgade laiune hargseis, nii et keha raskus on jaotunud võrdselt mõlemale jalale. Jälgi õiget kehahoidu. Raskust võrdselt mõlemal jalal hoides pööra parem puus ette. Vasak puus pöörab samal ajal samas proportsioonis taha. Nüüd vii keha raskus parema puusa suunas paremale jalale, aga mitte küljele, vaid ette paremasse nurka. Hoides raskust paremal jalal, pööra nüüd vasak puus ette ja parem puus taha. Siin jälgi, et raskus oleks kogu pöörde ajal paremal jalal. See tähendab vasakut puusa ette pöörates, ei tooma keha raskust vasakule jalale. Alles siis, kui minu puusad on nii-öelda kohad vahetanud, libistan ma puusad koos keha raskusega vasakule jalale ette vasakusse nurka. Nüüd pööran vasaku puusa taha ja samal ajal parem ette, hoides raskust kogu puusapöörde ajal vasakul jalal. Alles siis, kui puusad on kohad vahetanud, toon keha raskuse koos puusadega jälle paremale jalale. Ja siis kordan sama. Pööran parema puusa taha, vasak samal ajal ette, hoides raskust paremal. Kui vasak puus on ette tulnud, viin keha raskuse vasakule jalale ette vasakusse nurka. Pööran jälle puusi, mõlemad puusa võrdselt ühe palju, hoides keha raskuse vasakul ja libistan puusa jälle ette paremasse nurka raskuse paremale jalale. Sedasi liikudes joonistub puusadest põrandale külili 8, nagu lõpmatuse märk. Sellest ka puusa 8 nimi. Kogu liigutuse vältel jälgi, et su ülakeha oleks sirutatud ja vaagen neutraalasendis. Võid jällegi ette kujutada, et hoiad saba jalge vahel. Puusapöörde ajal jälgi, et mõlemad puusad pööravad ühe palju ette ja taha. Täpselt sama palju, kui üks puus pöörab taha, pöörab teine ette. Pane tähele ka, kuidas sinu keha raskus vahetub ühelt jalalt teisele ja kuidas puusapöörde ajal vahetub keha raskus jalalaba eesosast tagaosale. Tunneta puusade raskust, mida sinu jalad kannavad. Ja loomulikult tunneta 8-kujulise liikumise lõpmatut ilu. Teeme nüüd sama liikumist vastupidises suunas tagant ette. Tulen tagasi algasendisse, raskus võrdselt mõlemal jalal. Alustan jälle paremast puusast, aga pööran selle taha. Vasak puus tuleb samal ajal ette. Nüüd libistan puusa taha paremasse nurka, viies keha raskuse koos puusadega tervenisti paremale jalale. Hoides raskust paremal jalal, teen puusa pöörde. Parem puus pöörab ette ja vasak taha. Nüüd libistan puusad koos keha raskusega taha vasakusse nurka. Puusa pöördega vahetavad puusad kohad, ehk vasak puus pöörab ette ja parem taha. Ja libistan puusad koos keha raskusega selles suunas, kuhu mu parem puus osutab, ehk taha paremasse nurka. Ja lähen sujuva liikumisega edasi, joonistades põrandale jällegi puusadega lõpmatuse märgi. Jälgin, et mu põlved oleksid nõtked ja ülakeha sirutatud, samas lõdvestunud. Tunneta puusade raskust ja maa külgetõmbe jõudu.
Tunneta keha raskuse vaheldumist kahe jala ja nende eri punktide vahel. Tunneta kontakti jalataldade ja maa vahel ja kuidas su jalad hoiavad sinu raskeid puusi maa kohal libisemas. Ja naudi lõpmatu 8-kujulise liikumise ilu.